ilusad, kirevad, värvilised, kiired autod, kuulsad sõitjad, rahvale põnev, nii-öelda glamuur. Aga me nüüd ralli.es otsustasime, et me räägime ka natukene selle korraldaja poolega, kes seda kõike korraldab. Marko Koosa, tere! Tervist! Sa oled nüüd hakanud korraldama väga ägedaid üritusi. Kõiki me kunagi ei ole kätte saanud, sa oled siin nüüd ka üks korraldaja. Ja alustame vast sellest, et kus sul see idee tuli hakata neid sprinte tegema. Ja siis muidugi ma ei suuda sind ära kiita, kui kiirelt tuli see otsus teha talveralli. No jah, eks ise nagu rahvaspordi kaardilugejana olles tekkis kõrvalt kunagi mõte, et hakata rahvasprinte tegema ka siin Otepää kandis, sest Otepää kandis rahvaspordi võistlus ei olnud. Ja siis juba seal 10 aastat tagasi orienteeruvalt sai sellega nagu algust tehtud. Ja sellel talvel siis oli võimalus ja oli talv ja saime teha ka siis sellise talveralli. Kui kiirelt, ütleme esimesest mõttest kuni selle ralli korraldamiseni see aeg oli? No talveralli korraldamisega ütleme mõttest kuni siis ürituse kuupäevani. Esimese autostardini? Oli vast veidi 2 kuud ja natuke peale. No ja ikka 24/7 olid vist. 24/7 tuba oli käsi jalgu kogu meeskond täis. töötas. Just. Et ega uneaega ei väheks. Seda küll, jah. Aga ma leian, et nii lühikese ajaga nullist selline asi korraldada, see on ju väga vinge. Ja, no, meil on väga hea ja tugev tiim, kes siis kõik ühisel eesmärgil nagu töötavad. Miks mitte? Ja ütleme, kõik sõitjate tagasiside ka, mis tuli, oli ikka positiivne, et super. Ja, see oli hea, et tagasiside oli väga hea. Ja kindlasti endal tekkis ka selline hingerahu. Ja, selles mõttes on alati hea, kui üritus läheb korda ja motivatsiooni edasi ka tegeleda. Võtame nagu tänagi, ta oli küll nagu test, aga ta oli natuke teises formaadis, minutiga start, määnestki venitamist, mökitamist. Et kuna sul küpses peas nagu idee selline testipäev teha? No, kuna siin nüüd Rapla ralli jäi siis ära ja sõitjatel siis olid need Nälg oli suur, kuupäevad olid broneeritud, siis leidsime nagu mõtte, et võiks siis veidi suuremale seltskonnale korraldada siis sellise treening päeva, et jah, kuna autosid siin täna oli 13 sõiduautot, 3 veoautot, siis seda peabki tegema stardiaegadega, et siis see päev tunduks nagu normaalne ja kompaktne. Ja täpselt täna ka kõik sõitjad ütlesid jälle, jumal äge asi. No, väga hea kuulda. Et motivatsiooni on? Ei, motivatsioon on alati olemas, jah. Aga mida nüüd oleks järgmisena oodata? No, raske veel öelda, et meil on sügisesse planeeritud ikka räägime siis visioonidest ja mõtetest. No, raske veel nii kaugele mõelda, aga Tehvandi rahvasprint on sügisel meil kalendris olemas, et nüüd töötame siis selle järgmise üritusega. Kes teab, alati võib tulla mingeid mõtteid miks ka mitte selliseid treeningpäevi teha? Ja, miks mitte ka, jah. Et kui tagasiside on hea ja autosportlastel huvi on sellise formaadi vastu, siis ka selliseid treeningpäevi teha, miks mitte, jah. Ja miks mitte järgmine aasta uus Otepää talveralli? Jah, sinna on veel väga pikk maa. Sa ei kujuta ette, kui kiirelt see aeg tuleb. Sa pead jaanipäeva ära, on jõulud ja ongi aeg hakata rallit pidada. Seda küll, jah, et aga eks seal on väga palju tegureid, seal on oluline ilm peab olema ja nii edasi. Talv peab olema ja kõik asjad peavad kokku langema seal. Et jah, kunagi ei tohi ei öelda. Ja, mitte kunagi. Just. No nüüd on lähim, ongi siis sprint. Ja, meil siin Otepääl nüüd selles meie meeskonna korraldada on siis Tehvandi rahvasprint on nüüd. Mis on ka alati väga osavõitjate rohke, pealtvaatajate rohke olnud. Jah, ta on publikule hea jälgida ja võistlejaid on ka alati. Tehvandit on selline alati huvitav sõita, teistmoodi rada ikka. No homme puhkad ja esmaspäeval hakkab ilmselt töö pihta. Esmaspäeval tavatööle tagasi, jah. Ja ka sprindi korraldamise. No seda küll, jah, selle töö käib alati. Et ega siin pikka pausi ei saagi pidada. Jah, seda küll. No loodame, et kõik need plaanid toimuvad. Veel kõvema ja parema formaadiga. Meie ralli.ee tuleme ka kindlasti seda kajastama. Väga meeldiv. Iga järgmine üritus on veel paremini korraldatud.
tulevad sõitjad, saavad kõik rahulduse, sõitjad, korraldajad, pealtvaatajad, et kõik sujub ilusti. Aga suur tänu, et leidsite aega meiega natuke rääkida. Kõike head!